lugu on tavaks, kõigepealt vaimulik osa algab sellega. Minu lemmikkirjanik on kirjutanud, et piiblit võib võrrelda ühe alasiga, mille peal on kulutatud palju haamreid ära, vasaraid ära. Ta on küll, näed, pisut on ta jah, juba ajamärke andnud, aga ta on ikkagi töökorras. Samamoodi on ka piibel väga vana ja vastupidav olnud igasugustele rünnakutele ja põletamistele ja no mis iganes. See on minu vanaisa piibel. No see oli pere kõige tähtsam asi. Siia kirjutati sisse, siin oli kohe esilehekülje peal oli, mis kes olid abielus, millal oli sündinud perenaine, peremees, nii lapsi sündis meile, vend Elmar Soodla suri ka, surmad on siin ja siin on lapsed all, niiviisi meie seast läks issanda rahus puhkama ja jättis meid Jumalaga, neid siin on jällegi sugulased, nii. See oli töösõnaga laua peal kõige tähtsam asi. Nii, aga sepa töö mulle ka meeldib sellepärast, et siit saab väga palju ka muid vaimulikke võrdlusi. Alasi, oli, eks ole, piibel. Nii, see sai meile selgeks, eks ole, aga ääs. Selle nimi on, kes ei tea, sepa ääs. S. Ja S. Seda võib võrrelda nagu meie elus ette tulevate ebaõnnestumistega. Vahest ei lähe kõik niimoodi, eks ole. Täiskasvanud võivad auto puruks sõita. Meie lähedane inimene võib viga saada, haiglasse sattuda. No me isegi võime palju ebaõnne taluda siin elus, eks ole. Ja see on see tuli, see on kõrvetav ja valus, see meile üldse ei meeldi. Mitte üldse ei meeldi. Nii. Aga kujutame ette, et meie, millega me enda võrdleksime, on üks kasutu roostes rauajupp tegelikult. Algselt me ei oma mitte mingit väärtust. Aga kui Jumal kõige suurem sepp paneb selle tulle, katsumuste tulle, eks ole, ajab ta punaseks. Pärast näete, kuidas tuli kuumus muudab terase punaseks ja pehmeks ja voolitavaks nagu plastiliin. Nii, siis võib meil sellest äkki üks hea kasulik tööriist saada. Näiteks tänane teema on nuga, eks ole. Väga hea noa võime saada, aga see on kõik teie käes, kuidas te seda, kui palju kuumutate, kui palju sepitsete. Räägitakse, et iga haamrilöök annab noale kvaliteeti juurde. Nuga muutub sitkemaks, tugevamaks, vastupidavamaks. Nii. Nii,
ja siis veel peale seda, kui on nuga sepitsetud, pannakse ta mingisuguse vedelikku, karastatakse, eks ole. Selle nimi on karastamine, niiviisi, nii. Kui ma olin väike poiss teie sugune, siis ka mõtlesin endale nuga teha ja pliidi all tajasin kuumaks ja pistsin veeämbri. Ja nuga purunes kildudeks. Oot, mida teeb? Vesi teeb. Et Jumal teab, mis materjalis, mis aines on kõige õigem meid karastada, millises katsumuse läbielus või nii. Vanasti kasutati mitmesuguseid vedelikke, siis veel naftat polnud veel kaevandatud. Olid muidugi toiduõlid, no eks ole, kasutati isegi verd ja palju on jäänud suurte seppade poolt saladusse, mida veel iganes, loomade turiini ja mis iganes. Igal sepal olid omad saladused, millist materjali valida, kui palju kuumutada, mis temperatuurini, muuseas. Selleks täitsa millest ära. Kas, kui te mahti saate, siis see on ingliskeelne, aga lihtsalt nagu pisut taitavad sinna, näete terase temperatuure, et mis värvusel ta sealt muutub. Nii palju temperatuur on siis käes. Siin on sepatööris, siin on sepa aladid, siin on noa pildid ja siin on mis vahe on raual ja terasel. Küsimus teile. Näete, see on teras vaidub ilusti, eks ole. Aga raud on raud. Mul oli naeluga. Nii. Mis vahe on terasel ja raual? Raud! Raud on rauast. Raud ei vaindu. Siin targal plakatil siin all kirjutab raua ja siis terase nagu omadusi, et raud sisaldab hästi vähe süsinikku, aga teras rohkem. Teil on paljudel kindlasti need, näete, vot sellised noad, väga hea, odav nuga, vastupidav ja siin on, mõnedel on kirjutatud carbon steel, eks ole, Rootsi tera. Aga selle puudus on see, et kui me seda paku, siis hakkan nii painutama, ta läheb plöksti pooleks. See karbon on siis inglise keeles süsinik. Süsinik, jah. Aga see vajab asja suurepäraselt ära. Paremad noad ja kallimad noad sisaldavad pika nimekirja igasuguseid asju. Niimoodi. Ja meie kui ellujääjad, no mitmes taeves on, meil on teukene teema, ellujäämisteema, no eks ole, kasutame mitmesuguseid asju nugade teritamiseks. See on vene pöti. Ja mutripöti, aga ideaalne teras. Sellest, et ta lisaks süsinikule sisaldab ka igasugust
kroomi ja vanaadiumi ja ma ei tea, mida veel, mis iganes niiviisi. Et ma ei taha kohe seda. kui te jah, pisut näete vaeva, saate hea noa. Nii, aga viin. Ellujäämis olukorras, kui leiate viini, kas sellest saab kasulikku nuga teha, millega te saate endale toitu hankida või ehitada onni või kaitsta ennast? Kas saab? See sisaldab ka väga palju süsinikku, ta on ette nähtud raua töötamiseks. Nii, seda on lihtne katki murda. aga on mõned nipid, kuidas seda saab ka täitsa kasutuskõlbulikuks noaks. Kohe lõpetan paar sõna veel sellest palasist, et minu ammune unistus oli teha niisugune alas, mille saab kaasa võtta kuhugi laagrisse, mis on selline kergesti transporditav, niimoodi mobiilne, nagu üteldakse. Ja selle ma tegin kodus leiduvatest metallijääkidest. Nii et võtke, et see rohemõtlemine paha või hea, aga see oli huvitav kogemus, kuidas ma 2 aastat leidsin siit, leidsin sealt, leidsin 3. kohast metallitüki ja ma poest ei ostnud selle metalli suhtes, kivid on ka kasutatud, ei ühtegi tükki. Kõik on kodus, näed, need on veneaegsed reformvoodi need raamist lõigatud, need ja need, eks ole. Ma ei tea, vanemad inimesed mäletavad neid kollaseid reformvoodisid, neid toredaid voodisid. Nii. Mida me ikka rohkem jutustame? Hakkame tegutsema. Ainult Makita on üks poeg. See Makita suhtes. Ma kasutasin, mis on mul ka kaasat igaks juhuks tolmuimejad siiani. Aga tublid jaapanlased või kes iganes nad olid, valmistasid niisuguse hea abimehe mulle, mis on tunduvalt parem kui tolmuimeja. Lihtne vaba. Ja et plaan on käsiturbiin siia panna niisugune, et oleks täielikult, et ma oleks täielikult sõltumata. Nii. Kas asume tööle? Kohe. Et meil on siis praegu plaan selline, et siia saab jääda suuremad, praegu teeks nii on ju, ja siis väiksemad siis lähevad sinna krossirajale, et täna Jaanus tegi meile natuke laiendusi seal, et on uus rada, ja siis teeme vahetust on ju. Sobib nii? Jaa. Et siis suuremad jäävad kõigepealt siia, palju, kes käsi püsti, kes on suuremad? Kevin. Teda suured. Vot, ja siis väiksemad, mitu väikest me võtame sinna alguses? Palju lapseid on? Minu võtame. Nii, 5, 6, võib väikse järjekorrast ka tekitada. 4-5 tükki mahub korraga sõitma. Jah, aga võib-olla paar tükki varuks ka. Mida? Mõni kukub äkki. Tule minu juurde korra, räägi mulle.